Elas kord üks rikas kaupmees, kellel oli 3 tütart. Kõige noorim neist oli Bella. Bella oli kõigi vastu hea ja lahke. Bellal oli 2 õde. Õed olid aga kadedad ja kiuslikud. Ühel päeval, kui kaupmees välismaale reisis, tabas laeva torm. Laev läks põhja ja kogu müügiks mõeldud kaup hävis. Õnnetuse tõttu sattus kaupmees võlgadesse ja perekond oli sunnitud kolima. Aasta pärast õnnetust otsustas kaupmees taas linnas õnne proovida, kuid mitte keegi ei nõustunud talle tööd andma. Kaupmehe kodutee oli pikk ja kätte jõudis öö. Ta möödus lossist ja otsustas seal ulualust paluda. Lossi uksed avanesid ja kaupmees astus sisse. Milline loss see oli? Imeline. Kuid kaupmees ei leidnud lossist kedagi eest. See oli tühi. Järgmisel hommikul jalutas kaupmees lossi aias. Ta silmas imeilusaid roosipõõsaid ja otsustas oma tütarde rõõmustamiseks mõned õied noppida. Järsku ilmus põõsaste tagant nähtavale hirmus koletis. Surmahirmus kaupmees üritas rooside noppimist õigustada ja rääkis koletisele oma tütardest. Koletis lubas kaupmehe ellu jätta. Tal oli aga üks tingimus. Üks kaupmehe tütardest peab tulema tema juurde lossi elama. Meeleheitel mees rääkis kodus oma tütardele, mis oli juhtunud. Bella otsustas, et tema läheb koletise lossi. Koletis tervitas saabunud Bellat ja jättis ta lossi avastama. Ise lahkus ta kogu päevaks. Õhtusöögil küsis koletis, kas ta tohiks Bellaga juttu ajada. See viisakas pöördumine näitas Bellale, et koletisel on hea süda. Iga päev tegi koletis Bellale üllatusi ja kingitusi ja Bella veendus üha enam, et koletisel on hea ja lahke süda. Kingituste hulgas oli üks peegel. See oli võlupeegel, mis lubas sellesse vaatajale näha kõike, mis iganes ta ka sooviks. Ühel päeval nägi Bella peeglist, et tema perel ei lähe kodus hästi. Bella isa oli tõsiselt haige. Koletis soostus Bella kodu lubama. Ta uskus, et kui kaupmees näeb elusa ja tervena oma tütart, saab ta terveks. Bella tõotas koletisele, et 1 nädala pärast on ta lossis tagasi. Kodus nägid Bella õed aga tema ilusaid uusi riideid ja panid tüdruku kadedusest luku taha. Ühel ööl nägi Bella unes koletist. Koletis oli nii kurb ja kannatas hirmsasti Bella puudumise pärast. Bella otsustas, maksku mis maksab, lossi tagasi minna. Nad olid teineteist armastama hakanud. Lossis leidis Bella koletise põrandal lamamast. Meeleheitlikult jooksis ta koletise juurde, pisarad põskedel veeremas. Bella pisarad muutsid koletise ilusaks noormeheks. Selgus, et koletis oli hoopis nõiutud prints ja vaid tõeline armastus suutis selle nõiduse purustada. Bella ja prints abiellusid ning elasid õnnelikult elu lõpuni.